Jumal ütleb, vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Amen. Õnnistatud uut aastat 2027, ei 2026. Ikka olite tähelepanelikud. Aga täname Jumalat selle eest, et tema on meid toonud uude aastasse. Kindlasti me oleme mõelnud eelmise aasta peale, kuidas see on olnud. See on meile kindlasti olnud erinev igale ühele, aga Jumal on see sama. Jumal on see, kes on meid läbi kandnud erinevatest olukordadest, meid inimestena, kes me oleme erinevad ja ka erinevate võimalustega ja nii edasi, aga üks võimalus on meil kõigil üks, on see, et me võime olla Jumala lapsed ja Jumal elab meie südames ja teeb oma tööd meis ja see teeb meid rõõmsaks. See tõstab meid ülesse ja me võime iga päev seista Jumala ees ja ka täna uue aasta esimesel päeval selle igatsusega, et Jumal, tule minu ellu rohkem, täida mind oma püha vaimu ja väega, et ma võiksin välja elada seda, keda sina tahad, et mina oleks ja ma võiksin kasutada neid võimalusi, mida sina tahad, et minu kaudu teha oma kuningriigi evangeeliumi levimiseks. Aga täna me kindlasti saame kuulda veel erinevaid mõtteid, uusaasta soove, meil kõigil on võimalus öelda, mikrofon on avatud ja oleme tänulikud, et saame selle uue aasta vastu võtta siin. Ei ole meid täna küll eriti palju siin, aga see ei loe, vaid loeb see, et Jumal on siin ja me võime teda kogeda. Laulame alguseks koos 2 laulu, Jumal, sind me kiidame ja suur on su ustavus ja siis tuleme algussõna ja palve juurde. Jumal
Suur on suustavus, Jumal mu Isa, muutuse varju ei sinus ma näe. Püha ja õiglane heldusest rikas, oled sa olnud ja igavest jääd. Suur on suustavus, mulle sorm igal hommikul uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on suustavus, su armastus. Talv, suvi, lõikusaeg, õilmitsev kevad, kuu päiksetähtede muutmatu käik. Koos kõige looduga laulavad sinust, su armustavust kiidavad kõik. Suur on suustavus, mulle sorm igal hommikul uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on suustavus, su armastus. Pattude andestus, rahu, mis püsib, su kallis lähedus saatjaks mu teen. Tänaseks jõudu ja lootusi homseks, see kõik mu pääralt ja enamgi veel. Suur on suustavus, mulle sorm igal hommikul uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on suustavus, su armastus. Tere hommikust, kallis kogudus. Head uut aastat. Tänu ja rõõmuga. Ma usun, et kes me oleme täna hommikul koguduse kotta tulnud, et me oleme seda tänulike ja rõõmsate südametena teiega teinud. Ja ma mõtlesin praegu siin pingis istudes ka just, et tänu on selline nagu loodusseadus, mis toob meie hingedele hingamise. Et mul lihtsalt tuli meelde juba aastaid tagasi üks intervjuust, üks lõik täiesti maailma inimese poolt, aga see mulle meelde jäänud. Ta ütles, et ma olen märganud seda oma elus, et mida tänulikum ma olen, seda rohkem on minu sees sellist vabadust või hingamist või rahu. Et see kehtib kõigile, sa ei pea olema selleks kristlane. Ka maailma inimesed on seda märganud ja tõesti kiitus ja tänu Jumalale, et see uus aasta ja esimene päev on kätte jõudnud. Tänu ka selle eest, et ta on meile kinkinud ka liidukalendri, mille järgi me võime ka oma mõtteid koondada ja seda mitte ainult pühapäeviti ja siin, vaid igal hommikul. Ja ma olen ka püüdnud isiklikult seda traditsiooni endas juurutada ja kasvatada, et iga hommikul, kui ma silmad avan, siis esimese asjana ma võtan selle kirjalõigu, mis meie liidukalendrites on ja teen sellise esimese vaimuliku ampsu, nagu öelda, et need on just parasjagu, et nad ei ole liiga pikad, et niimoodi oma päeva alustuseks lugeda. Ja ma usun, et me teeme hästi, kui me täna hommikul ka
Loeme seda, mida meie värske uus liidukalender on näidanud tänaseks päevaks ja me võime tõusta ja me loeme prohvet Jeesaja raamatu 42. peatükist ja esimesed 10 salmi siis. Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail. Rudjutud pilliroogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära. Ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust. Nõnda ütleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud hinge õhu selle rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad. Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. Mina olen Issand, see on mu nimi ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nigerdatud kujudele. Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi. Enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need teile teatavaks. Laulge Issandale uut laulu, tema kiituseks maailma äärest. Ilutsegu meri ja mis seda täidab, saared ja nende elanikud. Amen, see on Jumala sõna. Suur Jumal taevas, me tõesti tuleme ka täna 1. jaanuari hommikul kogudusena sinu poja Jeesuse nimel sinu ette ja me tahame eelkõige olla tänulikud, ääretult tänulikud, et sa oled meid kannud, et sa oled meid hoidnud, et sa oled meid toitnud siin kojas vaimuliku roaga. Issand, me täname, et on rahuaeg, et meie kõhud on täis, et meil on soojad kodud. Issand, see on sinu arm, mida maailmas kõikjal me ei näe, Issand, aga ometi sa oled seda armu Eestimaale andnud, meie Haapsalu linnale, meie kogudusele ja me täname sind selle eest ja me kiidame sind selle eest, et sa oled hea olnud. Ja me palume tõesti ka jätkuvalt uude aastasse, et sinu käsi ei lahkuks meilt, et me võiksime mõista ja näha, kuidas sina liigud, kuhu sina tahad meid juhtida, nii vaimulikult kui ka maistes tegemistes. Issand, aita, et me oskaksime igal päeval näha sind kõigis oma töödes ja tegemistes, arvestada sinuga, Issand. Aita, et meie suhtumine oleks selline, et me ei lähe sinna tegema seda, kuhu sina ei tule kaasa. Nagu Mooses ütles, ma ei lähe, kui su pale ei tule, Issand. Me tahame ka öelda, et me ei lähe midagi tegema, kui sina ei tule kaasa, Issand. Aita, et me katsuksime alati läbi, ka väikeste pisidetailidena võimalal teinekord. Mida teha ja kuidas teha, milliseid valikuid teha, mida võtta, mida jätta, Issand. Me vajame selleks sinu abi ja sinu tarkust. Ja tänu sulle, et sa oled hea Jumal taevas ja sa ei keela meile ka abi. Sa ei keela neile abi, kes seda sinult paluvad, kes seda siiralt otsivad. Issand, luba tõesti, et see aasta võiks ka olla rahu aasta meie maale. Et sinu ligiolu võiks olla ka Haapsalu baptisti kogudusega siin selles paigas, et me võiksime olla ka otse kui see linnmäe otsas, mis annab valgust ka sellele piirkonnale siin, Issand. Luba, et võiks olla neid inimesi, kes leiavad sellel aastal sind, kes tulevad ja liituvad ka selle kogudusega siin. Tänu sulle, Issand, et sa oled hea. Õnnista ka seda tundi meile siin, neid mõtteid, mida me jagame, neid laule, mida me laulame, et see võiks olla kosutuseks meile igaühele, meie nii vaimule kui hingele kui ka ihule. Tänu, Issand, sulle kõige eest. Amen. Laulame veel 2 laulu ja siis on mikrofon avatud, et igaüks, kes soovib ühe soovi või uusaasta tervituse või mingi igatsuse öelda või mõne mõtte, siis võib siia tulla. Võib seda teha nii, et
Ma olen ka juhatuse liikmetel eelnevalt palunud seda teha kindlasti, aga kõik, kes soovivad, siis on see koht, kus võime seda teha, see on hea. Ja milline eesõigus ma olen ikka mõelnud, on tulla Jumala kotta aasta esimesel päeval juba hommikul ja see tõesti on üks kõige õigem samm üldse, mis teha. Nii et Jumal meid kõik õnnistab, aga nüüd laulame ennem seda, kui see võimalus siis on avatud mikrofon. Laulame Jeesus tänu Golgata eest ja teine laul Jeesus muuda mind. Kutsunud sa mind
nüüd on siis võimalus öelda soove, et juhatuse liikmed võiksid alustada ja ma arvan, et juhatuse esimees võiks alustada selle lahti teha, see oleks paslik. Nii et palun, Kalle. Tere hommikut, võib-olla juhatuse esimees peaks viimaseks jääma. Lugesime sama kirja kohta täna hommikul Taimiga kodus, mida Indrek juba luges. Ja see on võimas kirjakoht või võimas peatükk üldse, mida Jumal on teinud. Ja ma tegelikult jätkaks psalmide raamatust, loeksime kohe järgmise peatüki 146, mis räägib samamoodi Jumala kiitmisest. Halleluuja, kiida mu hing Issandat. Ma tahan Issandat kiita oma eluaja. Ma tahan oma Jumalale mängida nii kaua, kui mind on. Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi. Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Sel samal päeval kaovad tema kavatsused. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on, kes on ustav igavesti, kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljasele, kes päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad. Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. Issand kaitseb võõraid. Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi, kuid õelate teed ta saadab nurja. Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve, halleluuja. Ja see võiks olla meie selline igatsus ja eesmärk alanud aastal. Rohkem kuulata, mida Jumal meile räägib ja vähem rääkida ise. Ma eile tõin selle mõtte, et me armastame vahest palju rääkida ja selles suures saginas ja suures rutus ja paljudes sõnades me tegelikult ei kuula, mida Jumal meile tihti tahab öelda. Et kuulame Jumalat rohkem, loeme tema sõna ja ärme unustagem tema heategusid. Tere ja õnnistatud uut aastat teile. Tahame tänada kõik selle eelneva aasta eest, mis on meile olnud, mis on meile kingitud ja see on meile hästi läinud korda. Ja tahame et see uus aasta läheks ka kõigile inimestele korda, aga selleks me peame ka ise vaeva nägema. Ja ma loeks teile ühe kirjakoha, mis on kirjas Hesekeli 33. See on vahimehe kohustus. Hakkan 7. salmist pihta ja siin on kirjas. Ja sina, inimese poeg, sind olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa kuuled mu sõnu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen õelale, õel, sa pead surema, sina aga ei räägi, et manitseda õela pöörduma oma teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast,
aga tema verd ma küsin sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellest pöörduks, temaga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge. Issanda tee on õige. Ja 11. salmist. Ütle neile, nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand Jehova, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja elaks. Pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema Iisraeli sugu? Me oleme kõik Iisraeli lapsed ja oleme pärinud Jumalast. Ja kord, kui me seisame suurkohtu ees, siis ei küsita mitte ainult meie käest, mida te olete teinud, vaid ka seda, mida te olete tegemata jätnud. Ja ma soovin, et uuel aastal me võiksime täita seda käsku, mis on öeldud, et minge ja kuulutage, et me läheksime ja kuulutaksime ja räägiksime inimestele, et nad pöörduksid oma kurjadelt teedelt ja võtaks vastu seda armu ja armastust, mida meiegi oleme kogenud. See on minu soov ja jätkuvad õnnistusi teile. Aamen. Mu esimene mõte täna hommikul oli, kui ma nägin oma telefonis paljusid uusaasta soove, et me oleme jõudnud 1 aasta lähemale Jeesuse taastulekule, kohtumisele temaga. Jeesus, meie päästja ja meie vend, kes on iga päev meie juures. Ja kelle kaudu, oma püha vaimu kaudu. Jeesus on Isa paremal käel ja palub meie eest, aga püha vaim on meie sees ja see on tema alatine ligiolu meie kõigi juures. Kui me hoiame puhast südant, seda südant, mida tema on puhtaks teinud. Jumal on meid nõnda armastanud, et ta on oma poja saatnud ja kui Jumal meid on nõnda armastanud, siis oleme kohustatud meie ka armastama üksteist. Jeesus ütles, et see on kõige suurem käsk armasta Jumalat kogu oma hingest, oma jõust, oma mõistusest ja armasta oma ligimest nagu iseennast. On nii oluline, et meil on Jumalaga, Jeesusega, püha vaimu kaudu puhas ja lähedane suhe, et me kogeme teda oma palvekambris, oma igapäevaste tegevuste juures. Aga on nii oluline, et me kogeksime teda kõik koos ja selleks on kogudus. Ja et me armastaksime üksteist. Meil ei ole endal seda armastust, me ei talu üksteist tihti. Aga Jumal talub meid kõiki ja tema annab selle armastuse, millega mitte ainult taluda, vaid teha üksteisele häid tegusid. Ja Jeesus ütles midagi veel, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest. Ja ühes teises kohas ütleb, et laenake neile midagi tagasi ootamata. Ja sõna vaenlane meile tundub ainult ühe sõjategelasena reaalses elus. Aga ma usun, et vaenlane, hingevaenlane saab väga tihti, iga päev ka meie juures võimaluse. Me anname talle võimaluse ka meie suust ja käitumisest välja tulla. Ja kui me seda tunneme üksteise juures,
siis armastame ka teda, kelle kaudu on võib-olla hingevaenlane meie vastu väga halb või kuri olnud või meid torganud. Ja me teame, et kui see vaenlane meie sees talle nüüd vastu teeb halba, siis ongi sõda. Just see, mida saatan tahab. Jumal on meid armastanud. Ta on andnud oma elu meie sisse, et meie suudaksime armastada teda, üksteist ja ka oma vaenlasi. Õnnistatud uut aastat teile kõigile. Ma loen ühe salmi, mis meenutab meile veel natuke jõule. See on prohvet Jeesaja 9. peatüki 1. salm. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus. Ma siin jõuluajal mõtlesin sellele ja mulle jäi siin silma, et see pimedus, millest prohvet räägib, et rahvas, kes käib pimeduses ja kes elab surmavarjumaal, et see pimedus ja surmavarjumaa on meil veel alles. Aga see valgus, millest ta räägib, Jeesus, tema on juba tulnud ja me võime selle üle olla rõõmsad. Ja mu soov on ka, et kogudusena me ei unustaks, et meie oleme ju see ainus, kes me Jeesuse valgust edasi anname isiklikus elus ja kogudusena nendele, kellel ei ole lootust ja kes ei ole leidnud Jeesust veel isikliku päästjana. Ja palun, et see ka Jeesust, et ta meid aitaks, et see nii meie elus kui ka koguduses välja paistaks. Aamen. Tere ja head uut aastat ja uuel aastal armu ja rahu. Laulik ütleb 73 ja 25. Kes on muu taevas kui sina, sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Olen läinud aastal hakanud süvenenult õppima piiblit tundma ja vaatan ja mida ma olen avastanud seal, et ükski sõna, ükski kirjakoht, ükski täht ei pea sealt välja minema, mis Jumal on pannud sisse. Selles on igal pool oma tõetera. Ka millest ma hästi aru ei saa, näiteks ajaraamatud ja kuningate raamatud, kus on nii palju tapmist ja vägivalda, aga ometigi Jumal on pannud selle piiblisse kirja inimeste läbi. Järelikult need asjad on vajalikud. Seal on tõetera sees. Danieli raamatu 12. peatüks öeldakse, et mida aeg edasi Jeesuse teise tuleku ajani arusaamine kasvab. Võib-olla tõesti paljusid asjadest ei saa aru. Näiteks 100 aastat elanud inimesed ei teadnud pooli asju, mis piiblis on. Aga Jumal toob nagu esile, toob arusaamise. Piibel nagu iseenesest avaneb. Ja selle abiga mina saan oma mõtteid korrastada ja muuta ennast paremaks inimeseks. Ja piiblist on mul väga, väga palju abi ja tänu Jeesusele, kes ei valeta mitte iialgi, ta räägib ainult tõtt ja veel kord tõtt ja kõik, mis seal kirjas on,
tuleb ikka ennustused, kas Jesaja, Jeremiia või Esekiel või ilmutusraamat, kõik läheb täpselt täide omal ajal. Lootkem siis tema peale ja hoidkem siis Jeesusel silmad peal ja temal käekirjad kinni. Aitäh kõige eest! Armsad vennad ja õed, õnnistatud uut aastat. Meie kuulutame Kristust nagu me siin aastakümneid ja juba üle 90 aasta. See tekst on meil siin üleval. Ja Jeesus on maailma valgus, tee, tõde ja elu. Ja loen Jeesuse enda sõnad Johannese evangeeliumi 8. peatükist, salmid 31, 32 ja 36. Siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõesti vabad. Esmalt teeb vabaks patuvalitsusest, muidu oleme kõik patuorjad. Kõik patuorjad automaatselt, aga tema teeb vabaks. Aga võime ka mõelda veel muid asju. Tema teeb meid vabaks, et meie liigselt iseenda ümber ei keerleks. Kõik meie, mis minuga on ja liiga palju selle peale ei mõtleks. Kui me järgime Jeesust, siis ta teeb meid vabaks ka väga kivinenud mõttekäikudest. Ükskõik, mis kirjakoha me loeme, aga meie mõttekäigud jäävad tihti ikka selleks samaks. Ja on sisukaid vaimulikke raamatuid ja jutlusi. Need aitavad neid väga-väga palju kõigest selles. Ja piiblist rääkimata, nagu siin vend just nii ilusti seda ütles. Jeesus teeb meid vabaks, et me ei oleks probleemi kesksed. Lahendame ühe probleemi, tuleb järgmine, lahendame järgmise probleemi, järgmise probleemi. Aga mis elus on? Ega me ainult emos ei saa elada. Tervis sõltub palju rohkem sellest, mis toimub väljaspool emot. Jeesus teeb meid vabaks ka vaimuliku kasu edendamisest enda mõttemaailmast, kus meile teame, et see skeem peab tooma edu, see peab tooma edu. Ja sellised mõtteviisi ka külvatakse ja tuleb välja, et aastakümned lähevad mööda ja need teosed ja raamatud jäetakse unarusse, sest see lihtsalt ei toimi. Jeesus kutsub meid ennast järgima, tema õpilane olema ja siis saame vabaks ja saame seda missiooni täita, mis tema on meile andnud. Olen juba küll aastavahetusel siin eile ja täna juba jõudnud oma mõtteid väljendada, aga siiski ma täna hommikul ka küsisin nagu palves, kui ma silmad ka avasin ja uni ära läks Jumala käest, et kas võiks olla ka üks mõte või soov, mida kogudusega täna jagada ja siis ma usun, et Jumala vaim tõstis selle salmi mu südames esile. See on Galaatia 5 ja 16, kus Paulus ütleb, ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Ja siis ma jäin nagu hetkeks mõtlema, et kuidas see praktiliselt see vaimus käimine siis käib. Ja mul meenus üks selle aasta sees olnud vestluse sõbraga, kus ta ütles, et tead Indrek, et ma olin ühel hetkel palves ja Jumal nii selgelt kõnetas mind ja ütles, et ma tahan olla kõiges sinu issand, kõiges sinu kuningas kuni viimsete peensuste ja detailideni välja.
Ja siis ta oli nagu automaatselt reageerinud, ütleb, mis mõttes, et kas sa tahad nagu öelda seda ka mulle, kas ma pean ostma piimapapki või mitte. Ja siis ta ütles, et selle mõtte peale ma kogesin, kuidas Jumala vaim kurvastas. Ja ta sai aru, et ta peab meelt parandama. Ja ta tegi seda ja läksid mõned ajad mööda ja ma ei tea, kui palju teist on sellises olukorras olnud, mina ei ole ausalt öeldes, kus sa sõna otseses mõttes pead lugema sente, et leib lauale saada, et lapsed kõhud täis saaksid. Et lihtsalt see päev või nädal ja kuu ühele poole saaks ja siis ta oli olnud poes ja piimapakk oli juba korvis ja kassa poole jalutanud ja ühtäkki kogeb nii selgelt, et osta see piim homme. Siis jätkub sulle sellest lõpptulemusena kauemaks. Ja ta tegi seda ja nii oli. Ja see on see väike mõte, et käigem vaimus, siis me ei täida lihalikke imusid. Ja tõepoolest Jumala vaim võib juhtida ka meid väga väikestes detailides ja aidata. Ja täna ta elab kaugelt paremini kui enamus Eestimaa inimesi. Ja ta ütles ka, et see on see, et ta õppis kuulama Jumalat nendes pisikestes tühistes detailides, võib-olla mis meie jaoks tunduvad nii tühised. Ja see on ime otse. Ma näen, kuidas Jumal on teda üles tõstnud ja tõstab veel. Aitäh! Mina soovin õnnistunud uut aastat ja kuigi ma ei ole juhatuse liige, aga ma olen siin koguduses juba nii palju aastad olnud ja need aastanumbrid on juba nii palju vahetunud selle aja jooksul. Ma mäletan, et kui tuli aasta 2000, siis oli see niisugune nagu murdepunkt, et see number läks kuidagi teistmoodi ja väga paljud ennustasid ja arvasid ja ei tea, mis see kõik kaasa toob. Ja nüüd on sellest juba veerand sajandit möödas. Ja see näitab seda, et ikka aeg kulgeb oma rada ja kulgeb väga kiiresti. Ja aastavahetus on minu jaoks alati olnud üks niisugune väike müsteerium, et kus sa ikka nagu mõtled seda aja kulgu ja kui kiirelt see kõik möödub. Ja alati, kui me teeme kokkuvõtteid möödunud aastast, siis me kindlasti näeme jälle neid, et meie plaanid ja olid hoopis teistsugused. Me tahtsime endas võib-olla ka midagi muuta, midagi parandada ja see on nii loomulik, et me seda ka teeme. Aga tihtilugu pärast hiljem näeme, et ikkagi see asi ei läinud niimoodi ja olid nagu ebaõnnestumised paljudes asjades. Aga ma arvan, et see on ka väga loomulik, et kui me tunneme eneses seda ebatäiuslikkust ja selle tõttu ka võib-olla ebaõnnestumised. Kuid ma arvan, et see on ka Jumala poolt antud nii, et kui me seda tunnistame eneses, siis Jumal saab ka meid õpetada, ta saab meid hoidma meie südant pehmena ja õrnana. See on nii väga oluline, et kõik see elu, mis meie ümber siin rullub ja hirmutab, see tihtilugu teeb meid võib-olla araks ja me hakkame ka nagu kartma ja värisema. Aga see, et me võime ka oma ebatäius usaldada Jumala kätte, et see on väga oluline, siis ta saab meid edasi juhatada ja see on niivõrd tähtis meile. Et kui me seda ei tunne, siis me võib-olla see ei näita, et me oleme elus. See on nii nagu haige kohtki teeb meile teinekord ju valu ja see on nii loomulik, ta hakkab paranema, kui ta ei teeks valu, siis oleks surm.
ja üldse mina leidsin ka seda, et ma usun, et me kõik saame aru, et see aeg, mis on meie käes, on tohutu suur varandus ja kuidas me seda kasutame, see on ka väga oluline. Ja Jumala sõnagi ju alati kutsub meid ka vaatama üles, kuidas me elame ja kuidas me aega kasutame. Ja ma usun, et ka nüüd uuel aastal me teeme võib-olla omal uued plaanid ja uued mõtted, et seda aega paremini kasutada ja püüame seda teha kindlasti koos Jumalaga. Ja huvitav, et ma leidsin kogemata taskust, ma olin kunagi pannud ühe salmi omal taskusse, ma isegi tea, mis puhuks. Täna tuli see kuidagi mulle välja ja siis see on kirjutatud Danieli raamatusse 12. peatükk 10. salm. Ja see nii sobib võib-olla ka siin selle aasta mõtiskluseks. Ja siin on öeldud niimoodi: paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda. Aga mõistlikud mõistavad küll. Olgu see meile julgustuseks. Tere hommikust ja toon teile tervitused Tartu kristlikust Karjase kogudusest, kus ma olen ja käin. Ja ma arvan, et kõikide teiste õdede ja vendade poolt ka, kes seal on, ja pastor Kalle Limiti poolt. Ja loeksin siis oma sooviks uuesti tervituseks ühe kirjakoha, mis on üks minu lemmikutest kirjakohtadest Luuka evangeeliumis. Ja miks ta on mu lemmik, on see, et nendes sõnades on üks selline pakilisus, mis niivõrd hästi iseloomustab Jeesuse õpetust. Ja see on Luuka evangeeliumi 16. peatükk ja 16. salm, kus Jeesus ütleb siis nõnda. Ja ta ütleb, et Moosese seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Ja sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Ja Jeesus ütleb seda siin kontekstis variseridele, kes iroonilisel kombel pidid olema need, kes justkui võitlevad Jumala riiki ja otsivad päästeteed, aga iroonilisel kombel nemad just osutusid nendeks, kes tõukasid Jeesuse ära. Ja siis Jeesus ütleb neile, et Moosese seadus ja prohvetid kulmineeruvad Johanneses. Ja nüüd sellest ajast peale, kui Jeesus tuli, kuulutataksegi seda Moosese seadust, kõik need ettekuulutused, pildid Kristusest, mis seal kirjas on, kõik need prohvetid, kes ka see prohveti teenistuse kulmineerus Jeesuse teenistuses. Ehk siis Jeesus ise oli see lõplik ja ülim prohvet, lõplik ja ülim kuningas ja lõplik ja ülim preester. Ja täitis need 3 ametit Iisraeli rahvas. Ja siin on selline pilt justkui sõjapidamisest, et ta kutsub meid üles tungima väevõimul sinna sisse justkui ja ka mitte ilma asjata apostel Paulus oma kirjas Efeslastele ei kirjelda seda vaimulikku varustust, mida ta on meile andnud justkui sõjavarustusena, kui ta ütleb, et pange pähe see päästekiiver ja võtke kätte Jumala sõna, mis justkui on see mõõk, millega me peame võitlema. Ja minu üleskutse siis on see, et me oleksime need, kes tungivad väevõimul Jumala riiki sellel uuel aastal uue jõu ja uue rammuga, mida Jumal igal päeval meile peab andma. Amen. Õnnistatud uut aastat teile kõigile.
ma arvan, et Jumal on nii hea, et meil kõikidel oleks võib-olla vaja siia üles tõusta ja kiita teda ja tänada teda kõige eest, mis ta tänase päevani meile on andnud ja teinud. Eile Indrek ütles, et jagage midagi, mida kellelgi on üleloomulikku jagada, mida Jumal on midagi üleloomulikku teinud teie elus. Aga minu kogemus on see, et midagi suurt, üleloomulikku teeb Jumal meie elus väga harva ja paljude elus ta ei teegi seda väga suurt. Aga mida kauem ma olen usus käinud, nüüd juba üle 30 aasta, seda rohkem ma tunnen, milline üleloomulik elu on meil igal argipäeval. Hetk hetke järgi, päev päeva järgi, tund tunni järgi ka. Ma tunnen, kuidas Jumala vaim juhib. Ja minu meelest ma igal sammul ütlen tänu Jeesus. Ma näen, kuidas asjad loksuvad paika, kuidas asjad lähevad paremini, kui ma olen osanud palvetada. Kui ma olen igatsenud midagi, siis Jumal on teinud teisiti ja tagantjärgi ma näen, et see on olnud parem, kui ma olen osanud paluda. Läinud sügis oli meie peres ja minul väga raske aeg. Ma väga tänan Jumalat, et mul on õdesid ja vendi, kellele ma võin igal hetkel helistada ja paluda, aita, palveta. See on nii suur arm tunda seda tuge enda kõrval. Muidugi Jumal üle kõige ja minu palved ka, aga mu õe ja venna palved ja need julgustused, kuidas need kannavad. Ja ma tahan öelda, et just kõige pimedamas kohas meil on tarvis kasutada seda, mida me läbi aastate immutame endasse Jumala sõnast. Meil ei ole headel hetkedel vaja öelda, ma suudan kõik sinus, kes teeb mind vägevaks. Aga meil on vaja seda öelda siis, kui me inimlikult kogeme, et nagu ei olegi lahendust, nagu ei oska enam, nagu ei suudagi enam paluda. Aga meil on Jumala tõotused ja need on need sõjaristad minu enda sees. Teate, kui hea on kas öösel, kui enam mitte midagi isegi ei oska paluda, neid tõotusi kinnitada ka sõnadega. Ma suudan kõik sinus, kes teeb mind vägevaks. Ma tean, et Jumal pöörab heaks kõik, ka siis, kui ma selle hetkel ei mõista. Ja ta on õpetanud mind tänama enne, kui ma näen olukorra lahendust. Ma vaatan ette ja ma tunnen, et kui ma seda usun nii kindlalt, mida Jumal on öelnud, siis on see mul käes. Ja see aasta lõpp on olnud väga ilus, kõik on lahenenud, kõik on hästi ja õnnistused on tulnud ka seal, kus ei ole osanudki oodata. Lisaks veel, kui hea on öelda, väga pimedas kohas ma loodan Jumala kõige kõrgema peale, Jumala peale, kes juhib mu asja. Küll ta läkitab abi taevast ja päästab. Ei ma karda, mida võib inimene mulle teha. Kord peavad taganema mu vaenlased sel päeval, kui ma hüüan, seda ma tean, sest Jumal on minu poolt. Nii palju on neid. Mina käin su ees ja teen tee tasaseks. Sinuga me paiskame maha oma rõhujad. Sinu nimel ma tallan puruks oma vastased. Nii palju on neid tõotusi, mis tõusevad sellel hetkel üles ja teate, kuidas see annab julguse ja jõu ja lootuse.
Ja ma tahan, et see lootus oleks teie sees, et see Jumala sõna tõuseks ka teie sees esile ja teada, et Jumalal ei ole mitte üks asi võimatu. Ma tean, et ma võin öelda, et ta ei pane mu peale suuremat koormat, kui ma kanda suudan. Ja ta on seda näidanud tegelikult minu elus. Ja ma soovin, et teie kõik Jumala lastena teadke, et Jumalal ei ole mitte miski võimatu ja et meil on alati lootus. Amen. Tere! Õnnistatud uut aastat teile kõigile. Ma ei tahaks tulla midagi rääkima tunnistama, sest minul on igapäevased võitlused, et nii hea on tulla siia, kus on nagu, siin on soe ja hubane ja siin on kõik hästi. Siin on väga hea nagu õhkkond, sa tunned on ju, et sul on nagu turvaline ja hea olla. Aga ma pean tunnistama lihtsalt seda, et ja ma tänan Jumalat, et tegelikult ta on mind kandnud siiamaani. Et see ongi nagu õige, kes ütles Varje või Taimi, ma ei tea, kumb teist ütles, et meil on tänulikkust põhjus tegelikult öelda, et tegelikult Jumal on nagu hoidnud ja kandnud. Et kõik. Ma tänan Jumalat. Nüüd uus aasta on, teeme natuke teistmoodi asju ka. Aga ma tänan nende soovide eest ja ma usun, et Jumal teeb meie kõikide eludes midagi uut ja see on suur eesõigus. Täna teeme ka midagi uut, natuke laulame paar laulu võib-olla, mida me kõik hästi ei tea. See on ka uus. Aga minul on need tuttavad, siis kui ma Tallinnas olin Koleviste koguduses käisin, siis ma laulsin neid laule väga palju ja need kuidagi puudutasid mind eriliselt ja ma usun, et kui me ei tea, siis me võime õppida, et Taimi ja Maria vist hästi ei teadnud seda, siis palusid, et ma võiksin mikrofoni laulda. Ma ei ole eeslaulja, aga proovime. Sõnad on olemas muidu teil ja saad tafli peal ja siia ekraani peale panna.
tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Sind vajan ma eilsest rohkem veel, sind vajan ma ja kallimaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma rohkem kui kõike muud, rohkem kui lauluud, rohkem kui õnne suur, mis iial tulla võib, su lähedal viibin ma ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Jaanuarikuus kõik on uus. Ja üks laul veel. Sa oled hea. Sinust ma tean, pole keegi taevas, ei keegi maa peal su sarnane. Sa oled hea, kordab, ei paremat sinust ma tean, pole keegi taevas, ei keegi maa peal su sarnane. Refrään tuleb. Igal hommik su arm on uus ja püsib sustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Ei paremat sinust ma tean, pole keegi taevas, ei keegi maa peal su sarnane. Sind armastan, Jeesus, sind armastan, oled ainus, kes püsib kindlana, oled mu kalju, mu päästja. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Su arm on see, mis hoiab mind. Aitäh. Loen ka oma mõtete aluseks prohvet Jesaja raamatu
siis 43. peatükk, see on järgmine peatükk, kui me tänase liidukalendri, see oli 42. peatükk. Aga Jumal ütleb läbi prohveti siis järgmiselt, prohveti 43, 18 ja 19. Ja see sobib kokku, ma arvan, ka tänase päevaga, nende mõtetega, milles me oleme. Ja prohvet ütleb, ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee ja tühjale maale jõed. Aamen. Võimas sõna. Ja meie inimestena tähistame aastaid või loeme aastaid. Üks aasta läheb mööda, teine aasta tuleb peale, aga Jumala juures ei ole aastaid tegelikult. Aga Jumal on seadnud need ajad meie jaoks sellisena, et meie võtame seda otse kui ajana, mis tuleb ja läheb ja mis ei tule tagasi. Aga Jumala juures on kõik üks suur igavik. Me ei suuda seda ette hoomata, ette mõista, aga me tunnetame seda oma südames või oma sees, nagu ka koguja on ütelnud, et Jumal on pannud selle igaviku iga inimese südamesse. Inimene seda kogeb. Aga aasta lõpus me otse kui peatume, uue aasta alguses ka, võtame sellist uut hoogu, vaatame taha, vaatame ette, meil on omad soovid, on omad igatsused, tahame uuel aastal midagi uut moodi teha. Aasta läheb mööda, siis vaatame, et appi ei suutnudki midagi uut moodi võib-olla teha, et läheb kõik ikka vanad moodi või veel hullemini. On ka sellised aastad olnud, aga Jumal on andnud ühe lootuse, ühe igatsuse meie südamesse, et me vähemalt igatseme, me vähemalt proovime, me vähemalt tahame ja anname lubadusi, seame eesmärke, neid on vaja seada, et liikuda kuhugi poole. Kui meil seda eesmärki ei oleks, siis me ei liiguks ka kuhugi poole. Aga Jumala rahvana me ikkagi peame lähtuma meie päästjast, Jeesusest Kristusest, kes on meid lepitanud Jumalaga ja Jumala kutsest meie eludes. Et me ei kaotaks nagu seda ära, sest Jumal on meid kõiki kutsunud. Nagu me võiksime mõelda täna uuel aasta alguses, kas see kutse, kui tugev see kutse on mu sees täna. Ja sellest lähtub tohutult palju ka sellel uuel aastal või igal järgneval päeval meie eludes. Ja see kutse, mida Jumal ka prohveti kaudu siin edasi annab, ei ole lihtsalt üks selline ilus julgustav samm, vaid see tegelikult on üks pöördepunkt või isegi võiks öelda üks jumalik pöördepunkt, kus Jumal kutsub meid elama teistmoodi, kui me oleme harjunud ja kindlasti harjume selle eluga, kus me oleme, võib-olla selle kogudusega, kus me oleme, oma perekonnaga, kus me oleme, oma töökohaga, kus me töötame, oma sõpradega, kellega koos me harjume sellega ära ja mõtleme, et see kõik peabki niimoodi olema, aga Jumal kutsub, et teistmoodi. See kutse meie sees. Ja mina olen isiklikult, ma ei tea, ma usun, et me kõik oleme inimestena teeme neid valikuid ja elame tihti täpselt vastupidi, nagu Jumal seda tahab. Ja mina olen meelega alati kontrolle mingi suurte otsuste või asjades Jumal ees teinud niimoodi, et kui mina mõtlen nii, äkki Jumal mõtleb hoopis teistpidi, hoopis vastupidi. Ja tihti see nii ongi. Et see on hea punkt, kuidas elada teistmoodi, teha asju täpselt vastupidi, kuidas meie tahame. Ja see tihti toimib. Aga Jumal kutsub, et me elaksime teistmoodi, mitte selles mõttes teistmoodi,
me vahetaks kogudust, me vahetaks autot, me vahetaks palju muid asju oma elus, et siis me kuidagi teistmoodi elaksime, vaid Jumala sõna kohaselt. Seda, mida Jumal tahab meie eludes muuta, et me mõtleksime teistmoodi ja käiksime teist teed, mitte seda laia teed, vaid seda kitsast teed, kuhu Jumal on meid kutsunud käima. Ja Jesaja raamatu 43. peatükk on kirjutatud Iisraeli rahvale, kes elab pagenduses, ja rahva olukord sellel hetkel kontekstis ei ole lihtsalt üks selline kurb hetk või nad on hästi kurvad, vaid see kuidagi on lõhenenud või murenenud. Nad tunnevad oma süüd, nad tunnevad seda, et pettumus on nende keskel suur ja nad on hirmul. Ja minevik nende jaoks ei ole ainult üks ilus möödunud hetk, mis on olnud tulek välja Egiptusest, vaid nad on jõudnud sellesse hetkesse oma rännakul, et nad on olnud sõnakuulmatud Jumala ees ja nad on ebajumalad teeninud. Nad on otseselt eiranud Jumala sõna, seda, mida Jumal on öelnud neile. Ja nad on selle raske hetke sees ja mõtlevad nendele asjadele. Ja nad vajavad ühte muutust, ühte pöördepunkti sellises olukorras. Ja ma usun, et see võib ka olla meie eludes mingi hetk selline moment, kus me võib-olla oleme täpselt sarnases olukorras ja me vajame seda pöördepunkti. Võib-olla see eelmine aasta on läinud selliselt, et me ei taha enam sellist aastat mingites asjad. Ma ei mõtle kõikis asjades, aga mingid asjad sellel aastal, kus me eludes me vajame pöördepunkti. Ja täna ütleb Jumal, et ärge tuletage neid endisi asju enam meelde. Pange need maha. See ei tähenda seda, et Jumal eirab ajalugu, vaid vastupidi, Jumal või Piibel räägib Jumala suurtest tegudest. Ja ka siin räägib Jumal sellest, et ärge elage minevikus, ärge jääge nendes asjadesse kinni, pange need maha, vaid vaadake tänasesse päeva, vaadake tulevikku, mida Jumal teeb praegu ja mida Jumal tahab teha. Ja me võime täna panna maha need Jumala Jeesuse risti ette, võime maha panna eelmise aasta kõik läbikukkumised, kõik tegemata jäänud asjad, nagu ka Toomas ütles, et meil tuleb vastutust anda selle asja eest ka, mida me tegemata jätame. Aga paneme need ka Golgata risti alla maha. Me ei saa seda enam muuta. Me ei saa võtta seda koormat, seda vaeva enesega kaasa. Kõik purunenud suhted või asjad, mis on hästi olemas, paneme need Golgata alla maha, Jeesuse jalge ette maha. Võib-olla patud mingid asjad su elus, millega sa võitled, paneme need maha. Unustame ära, jätame need maha. Võib-olla sa oled väsinud, võib-olla su elus ei ole enam seda lootust, seda värskust, paneme need maha. Võib-olla täna on see kergem hetk, et see on eelmise aasta asjad kõik, paneme need maha, jätame need eelmise aasta, täna on uus aasta. Inimlikult meie sees süda või hingevaenlane ütleb, et niikuinii midagi ei muutu sinu sees. Ega sa paremaks enam ei saa. Kord sa oled juba selline ja ega sinust asja enam ei saa. Aga Jumal ei ütle niimoodi. Jumal ütleb, et ära jää kinni sellesse, mis on olnud eelmine aasta või möödunud ajahetkel. Isegi nendesse headesse asjadesse, mis võib-olla tunduvad me eludes head ja ilusad, jätame need ka maha. Ärme oleme ka nendes kinni. Vaid olgu see aasta üks pöördepunkt, me vaatame elu hoopis teistmoodi ja palume Jumala käest seda uut, mida ta teeb meie eludes. Ja võib-olla me vajame meeleparandust, et need asjad maha panna. Ja uut ei saagi vastu võtta, kui vana ei panda maha. Ja kui Indreku üleskutse oli ka see, või küsimus meie käest, et
et kus me oleme seda Jumala auhiilgust või neid suuri asju oma eludes näinud, neid muutusi oma eludes näinud, siis kogemused on erinevad, mõned kogevad rohkem, mõned kogevad vähem. Aga kui mõtlesin selle peale, siis mõtlesin, et Jumala lastena saab olla meie eludes olnud vähemalt üks kõige suurem ime ja teine on meid ees ootamas, mis saab olla kõige suuremad imed, kus me kogeme kõige suuremat Jumala ligiolu auhiilgust. See on see, kui me sünnime uuesti Jumala lapsena. Me kogeme seda, mida ei saa sõnadega kirjeldada. Kui me sünnime uuesti, me saame oma patud andeks. Ja teine suurim ime on see, kui meid muudetakse Jeesuse sarnaseks. Need on kaks suurimat ime. Kõik ülejäänud asjad jäävad maha, lõppevad ära, kaasa arvatud meie ihu, meie füüsiline ihu, mis nagu ka igatseb, et tahaks ei tea, mis suuri asju kõike saada ja kohe ühest probleemist teise probleemi lahendust, nagu ka Eerik rääkis. Jah, loomulikult meil on vahest vaja neid lahendusi oma elus, aga see ei saa olla Jumalaga koos käimise põhipunkt meie eludes või kõige olulisem asi, sellised imed. Aga kogeda seda, kui sa oled uuesti sündinud, oled Jumala laps ja käid koos Jumalaga iga päev, siis see ongi üks suur ime, kogeda juhtimist, imesid, kuidas ta toob sind olukordadest välja. Ja selle sees, kui sa koged teda eriliselt lähedalt, sa oled tänulik. Aga kui sa võib-olla oma inimlike tunnetega seda üldse ei koge, sa oled ikka tänulik. See on kõige suurem ime meie eludes, kui me jääme ustavaks Jumalale. Aga see pöördepunkt nüüd, mida Jeesaja ka siin edasi ütleb, on meeleparanduse kutse tegelikult. Ja see ei ole ka ainult see, et me siis kahetseme neid asju, mis me oleme oma eludes valesti teinud, vaid see tegelikult on meie mõtteviisi muutus. See on see pöördepunkt, et me mõtleksime täiesti uut moodi, mitte enam vanat moodi. Et meie suund muutub, meie süda muutub, me pöördume Jumala poole täiesti uuel viisil. On ka neid inimesi, kes tahavad uut aastat ilma muutusteta, et neile meeldibki see elu. Kuidas see on olnud, kuidas minu elus asjad käivad, ma olen sellega rahul, ma ei tahagi teistmoodi. Aga nad tahavad ikka Jumala õnnistust saada oma elusse, aga mitte Jumala juhtimist. Et kui juba Jumal hakkaks juhtima nende elu, siis seda nad ei taha, siis asi läheb võib-olla minu tahtmisest teise poole. Aga Piibel ütleb väga selgelt, et ennem kui sa tahad uut elu või sa tahad muutust oma ellu, tuleb see vana maha panna. Ja täna võime küsida enda käest, et millest me peame võib-olla lahti laskma, millised harjumused on tulnud minu ellu, võib-olla, et ka minu vaimulik elu on jäänud paigale seis, ma ei ole läinud edasi. Mingid asjad, et Jumal ilmuta mulle näita neid minu sees, neid kohti, mis peavad muutuma, et ma saaks edasi minna. Et Jumal, sina saaksid oma tööd teha värskel viisil minu sees. Võib-olla on mul kujunenud mingid mõttelaadid või mõttemustrid, mis ei ole kooskõlas Jumala tõega, Jumala sõnaga. Jumal puuduta mind, Jumal muuda minu mõttemaailma. Võib-olla ei olegi meie eludes mingid suuri patte, aga sageli võib olla see mingi pisike kibestus. Mina tahan mingit asju kontrolli all hoida oma elus, ma tean, kuidas neid asju tuleb teha. Võib-olla mingi uskmatus mingi asja suhtes, võib-olla on liiga mugavaks jäänud. Võib-olla ma käin ka koguduses ja olen Jumala ees sellisest rutiinis, aga tegelik side Jumalaga puudub. Jumal muuda mind, et me muuda seda kõike minu sees. Aga ühte asja ma olen oma elus kogenud ja ma tean, et kui Jumal tahab parandada, siis ta ei paranda, lihtsalt natukene ei võta ära ja natuke parandab, vaid Jumal ütleb, et kõik tuleb muuta. Kõik, mis sa oled omas vanas elus teinud,
Ja see ei pea olema, sa pead kõik maha panema. See on Jumala sõnum ka täna meile uude aastasse. Jumal ütleb, vaata, ma teen uut. Vaata. Mida me vaatame? Kas me vaatame oma vana elu, need vanasid asju, või me vaatame seda uut, mida Jumal teeb? See on hästi oluline, et me vaataksime, et me avaaksime oma silmad, oma südame silmad. Et me näeksime, mida Jumal teeb, mitte mida mina teen. Tihti võib olla üks probleem see, et me tahame midagi uut, me isegi vaatame Jumala peale, aga me käime ikka neid, vajume tagasi sellesse vanasse rööpasse, sellesse mustrisse, kus me oleme harjunud käima. See on kuidagi nii turvaline. Seal on hea ja mugav käia. Ja ühel hetkel me kogeme oma elus, me oleme täielikus kõrbes. Ja mõtleme, miks? Jumal, kus sa oled? Kõik on tühi, mitte midagi ei ole. Mitte midagi ei ole. Aga see ei ole juhuslik. Vaid Jumal ütleb, ma teen kõrbessegi tee. Ma teen kõrbessegi tee. Me ei ole kõrbes olnud. Me oleme filme näinud võib-olla kõrbest ja üht-teist tundma õppinud sellest. Aga tegelikult, kui me vaatame, mis asi see kõrb on, siis kõrbes ei ole praktiliselt mitte mingid ressursse. Kõrbes ei saa olla mitte mingit kontrolli, me oleme kontrolli alt väljas. Ei ole ühtegi varjupaika, kuhu varjuda. Ja selles kõrbes, sellises olekus meil on ainult üks võimalus, kelle juurde pöörduda. See on Jumala poole. Kui meil on kõik asjad ära võetud, siis me saame sõltuda ainult Jumalast. Meil ei ole mitte midagi muud. Ja sinna teeb Jumal tee. Ja mitte enne, kui kõik see kõrb kaob ja kõik saab nagu ilusaks, mida me oma mõttemaailmas võib-olla kujutame, vaid just selle kõrbe keskele selles olukorras teeb Jumal tee ja seal hakkavad asjad muutuma. Võib-olla sa oled oma elus praegu kõrbes. Ja sa küsid, Jumal, kus sa oled? Aga Jumal vastab, kas sa ei pane tähele? Ma juba teen midagi uut. Ja uus nõuab ühte vaimulikku äratundmist. Sest kui Jumal läbi prohveti niimoodi küsib, siis see on tõsine hoiatus meile, et Jumal teeb uut, aga meie ei näe seda. Ma teen midagi uut, aga kas te ei märka? See võib olla küsimus meile. Jumal tahab teha, Jumal juba teeb sinu elus midagi uut, aga sa ei märka, sa ei vaata seda. See probleem võib olla selles, et me ootame kõiki asju vanamoodi, me võrdleme kõiki asju minevikuga, me tahame kontrollida seda hetke, kus me oleme. Aga ei näe seda, mida Jumal teeb meie eludes. Et see värskus oleks meie südametes. Kui Jeesus seisis tolle aja usujuhtide ees, siis tolleaegsed usujuhid tundsid Jumala sõna pühakirja peast. Nad oskasid tsiteerida. Aga kui Jeesus seisis nende ees, siis nad ei tundnud ära Jeesust. Nad tundsid minevikku, aga nad ei tundnud ära seda olevikku, kus Jumal oli Jeesus nende ees. Ja sellepärast palvetageme, et Jumal annaks meile uut vaimulikku tundlikkust, mis saab tulla läbi palve, läbi alandlikkuse Jumala ees seistes, läbi Jumala sõna ja läbi püha vaimu juhtimise.
Küsimus ei olegi tegelikult selles, kas Jumal teeb midagi uut, vaid küsimus on selles, kas mina olen valmis loobuma vanast, et näha seda, et Jumal teeb ja tahab teha minu elus uut. See on tegelikult see põhiküsimus. Et paneme selle Jumala ette. Jumalaga koos käimine kindlasti ei tähenda, et meie eludes kaovad probleemid ära, vaid nende probleemide raskuste sees me kogeme ühel erilisel viisil Jumala abi ja Jumala ligiolekut. See võib tähendada seda ja tähendabki seda, et nendes olukordades, kus me vaevu jäime võib-olla püsima ja vaevu jäime ellu, siis nendes olukordades tuleb tegelik elu. Ja seal, kus meie usuelu oli võib-olla formaalne, tuleb tõeline suhe Jumalaga. Seal, kus oli hirm meie elus, seal tuleb usaldus. Ja usu tee peal käimine tähendabki, et meie eludes muutub kogu aeg midagi. See käimine on uus kogu aeg. Me läheme edasi. Vahest on vaja võib-olla, et me andestaksime mingid asjad, mida me oleme võib-olla oma eludes edasi lükanud. Võib-olla on mingid sidumised või sõltuvused meie eludes, me peame need maha murdma. Võib-olla me peame midagi üles tunnistama ausalt kellegile. Võib-olla Jumal on kutsunud sind oma riigi tööle teenima, et sa vastaksid sellele. Ja usaldama Jumalat ka selles olukorras, et kui ka tundub ees kõik nagu tundmatu, siis kõiges sa suudad Jumalat usaldada. Ja ega Iisraeli rahvas, kui ta pidi läbi minema läbi Punase mere ja nad astusid vee äärde, siis kui nad kuuletusid Jumalale ja usaldasid teda, siis läks vesi kahte osasse, tuli tee läbi mere neile edasi minekuks läbi vee. Ja see ei ole ka üks selline tänapäeval levinud eneseabitekst, nagu öelda, 43. prohvet Jesaja 43. peatükk. See ei räägi ka sellisest ainult uuest algusest inimliku jõuga, vaid uuest elust koos Jumalaga ja see on hästi oluline. Ja sama peatükk ütleb ka, et mina olen Issand, sinu Jumal, Iisraeli püha, sinu päästja. Uus aasta koos Jumalaga on üks uus suund, kus meie süda võib uueneda kogu aeg ja meil on üks uus lootus, mille peale loota. Ja ma usun, et Jumal ei küsi meie käest uuel aastal seda, et mida sina lubad siis, vaid Jumal ootab meie käest või küsib meie käest sellise küsimuse, et kas sina oled valmis laskma minul teha seda uut, et me mõtleksime seda. Ja sellepärast on täna aeg panna maha need vanad asjad, mis ei pea olema meie eludes, loobuma sellest mõtteviisist, sellest teest, mis on sisse käidud, mis ei vii enam edasi, parandada meelt ja avada süda Jumalale ja igatseda, et Jumal täida mind oma uue värskusega, täida mind oma püha vaimu ja väega. Ja kui me seda teeme, siis Jumal ütleb, vaata, ma teen uut. See juba tärkab, kas sa ei märka. Astugem sellesse aastasse sisse mitte hirmuga, vaid usuga, mitte nende vanade koormatega, vaid vabastatud südamega, mitte omas jõus, vaid Jumala vaimuväes. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Jumal, me tõesti täname sind, et sina teed uut. Ja sa ka täna julgustad meid, et vaata, kas sa juba ei märka, ma teen ka midagi uut täna sinu südames, sinu elus. Ja Jeesus, me usaldame selle uue aasta sinu kätte ja palume, et
sinu ligiolu, sinu juhtimine ja sinu kaitse, sinu verekaitse oleks meie peal. Puhasta ja pühitse meie südameid. Me täname, et sina oled meid kutsunud, me täname, et sina oled meid päästnud. Ja me oleme selle päästeprotsessi sees, kus me kogeme iga päev, võime kogeda ja kogeme suuri imesid, mida sina läbi meie elude teed. Ja me täname, et meil on üks eesmärk, mida me võime igal aastal uuesti seada ja mitte ainult igal aastal, vaid iga päev. Jeesus, sina. Me ootame sind tagasi. Me tõstame otsa kui silmad taeva poole ja ütleme, issand Jeesus, tule, me ootame sind. Ja me täname, et see imeline, suur, auline päev on meid ootama sees, kus me võime sind, Jeesus, näha silmast silma. Ja seda, mida sa oled meile läinud valmistama taevast, meie kodumaad, meie asemeid, nagu sa oled öelnud. Ja me täname, et see toob midagi uut meie eludes iga päev esile, sest sina oled meie juures ka täna ja maailma ajastu otsani ja me võime sinuga koos käia, sinu kätte oma elud usaldada ja palume, et sa muudaksid meid, et see, mis on olnud vana ja mis peab maha jääma, millest me peame meelt parandama, Jumal, tule oma vaimuga eriliselt ligi ja näita seda, valgusta ja anna see jõud, et me võiksime tõeliselt meelt parandada ja need vanad asjad maha panna ja avada oma süda nendele uutele asjadele, mida sina tahad meie eludes teha, sest kõik peab puhtaks saama, kõik peab muutuma. Tänu sulle, Jeesus, et me võime oma elud sellel uuel aastal sinu kätte usaldada ja anda ja palume, et me võiksime iga päev kogeda, et kui hea oled sina ja võiksime iga päev märgata, et meil oleks avatud silmad ja südam selles osas, mida sina meie kõikide eludes teed. Aamen. Võime istuda ja teadete koha pealt nii palju öelda, et siis pühapäeval on aasta esimene pühapäev, 4. jaanuaril kell 10 meil taas siin jumalateenistus. On kuu esimene pühapäev, on ka pühaõhtu söömaaeg ja võime tulla juba ka, et me saame oma südamed ette valmistada ja ennast läbi katsuda ja mälestada ja meenutada seda, mida Jeesus on meie jaoks teinud, sest Jeesus on ise selle seadnud ja see on üks eriline hetk Jumala lastena, uuesti sündinud kristlastena tulla kokku kogudusena sellest osa saama ja kogeda seda, et Jeesus Kristus on oma elu andnud meie eest. Kas meie oleme valmis ennast talle üle andma? Aga laulame lõpulaulu. Jeesus peab üksi mu südame saama. Võime veel siis tõusta ka. Jah, üks teade ka. Üks teade veel, et eilsest vanast õhtust jäi nii palju süüa üle, et nüüd on see soojaks tehtud ja me oleme kõik palutud siis appi. Muidu on häda käes. Meil on soe toit ja magusat ja kohvi ja teed ja kõike. Ja siis ma tahtsin isiklikult, aga ma leian, et see ei ole üldse isiklik asi, see on meie kõigi asi tänada Mihklit, et ta on jaganud meile Jumala sõna, et ta on meid toitnud sõna otseses mõttes. Ja palume Jeesus, et sa õnnistaksid Mihklit ja ta peret, et ta jaksaks, et sinu arm oleks tema peal, et ta saaks kõik oma tööd veeretada sinu peale ja sina toimetad kõik hästi. Aitäh sulle, Jeesus. Jeesus peab
üksi mu südame saama. Jeesus küll üksi seal elama peab. Ta kõige armsamaks peab mulle jääma. Temast mu hing ikka rõõmustust saab. Jeesus on pattudest välja mind toonud, päästnud mind maailma võrkude seest. Ta armu ületäit võimust on saanud, ta omaks tervelt end annan seest. Kõik minu kurbuse vaeva ja mure enese kanda nüüd võtnud on ta. Lapsena poen tema südame juurde, maitsen seal lõpmata armastust ma. Jeesus on ise mind tõotanud kanda, siit oma riiki, kust pärijaks saan. Seal tahab taevased vaarad kõik anda, siis igavesti ta juurde ma jään. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale, olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen.